Selles õpiampsus räägime Canva veebilehtedest. Canva veebilehed on Canva võimalus, millest teatakse üsna vähe. Ja täpsemalt räägime täna siis UGC veebilehtedest. UGC on sisulooja, kes teeb brändidele tooteid või teenuseid tutvustavat sisu, on need siis fotod või videod. Ka Canva kooli koduleht on tehtud Canvas, varasemalt oli see üheleheline, kuid aprillis tekkis võimalus teha Canva veebilehed mitmeleheliseks ja sai Canva kooli koduleht ka ümber kujundatud. Aga ennem kui me keskendume UGC veebilehtedele, vaatame, kuidas Canvas leida malle. Alustuseks klõpsa templates nuppu, see on siin otsingukasti peal ja paremal pool otsingukasti allosas on design type rippmenüü valik, keri kõige alumisele valikule website ja klõpsa peale. Ning leiamegi hulgaliselt erinevaid veebilehtede malle. Siin kõrval on veel filter stiiliks. Kui sa soovid vähendada veebilehtede hulka, sest siin on tõesti sadu malle, siis lisa otsingusse täpsem kirjeldus, näiteks portfoolio. Nii, võtame ühe O vähemaks. Ning näemegi veebilehti, mis on kujundatud portfoolioks. Aga miks olen eraldi loonud UGC veebilehe malli, on seetõttu, et need portfooliod ei ole päris sellised, nagu UGC lehed võiks välja näha. Siin on erinevaid portfoolioid, mis sobivad võib-olla mõneks muu ala portfoolioks, kuid vajaks siis üsna palju ümber kujundamist ja nuputamist. Vaatame siis Canva kooli UGC veebilehe malli. Ja tegemist on siis ühelehelise maandumislehega. Kui ma vajutan nüüd Edit Design, on võimalik seda malli muuta. Edit Design nupp tekib siis, kui veebileht on juba avaldatud ja see on selleks, et kui sa midagi veebilehel muudad, siis sa teaks, et sa pead uuesti avaldama, et muudatused oleks veebilehel näha. Nüüd klõpsan all nurgas Pages nuppu, et oleks näha see veebileht ühes tükis. Koosnevad Canva veebilehe plokkidest. Kes on kursis WordPress kodulehtedega, siis teavad, et need nõuavad natukene rohkem vaeva, et neid planeerida ja WordPressis kulus mul tohutult aega, et leida mõni mall, mis oleks enam-vähem kõlbulik ja kõige suurem erinevus on see, et WordPressil sa ei saa nii kergelt tekste ja ikoone malli asetada. Aga veebileht koosneb küll plokkidest, kuid need plokid ei pea olema ühesuurused. Ja see on üks selline nipp, mida Canva valmis veebilehtedel ei kasutada, aga
kujundades võib tulla kasuks. Ning miks ta tuleb kasuks, on seetõttu, et mobiilis joondumine sõltub väga palju sellest, kuidas sa selle malli kujundad. Sa ei saa eraldi mobiilivaadet kujundada, nii et kui sa kujundad arvutivaadet, siis sa pead niimoodi kujundama, et ta kohanduks ilusti ka mobiiliga. Ja see on üks kõige raskemaid asju Canva veebilehti kujundades. Rääkides siis UGC veebilehest, UGC ei vaja palju jälgijaid, kuid ta vajab sellist kohta, kus on loodud sisu, mis näitab, millise kvaliteediga fotosid või videosid ta oskab luua, sest ettevõtja jaoks on äärmiselt oluline saada väärtust. Et see kvaliteet võib ju olla väga erinev, nii sõltuvalt sellest, millist mobiili kasutatakse videoks või fotode tegemiseks, kui ka sellest, kui loov on inimene fotode tegemisel, kui hea silm on tal kompositsiooniks, kui hea on ta videode kokkumonteerimisel ja nii edasi. Nii et ühelt poolt tehnika, teiselt poolt oskused ja kolmandaks siis sisu viimistlemine, nii fototöötlus kui ka videotöötlus, milleks Canva sobib üsna hästi. Ja Pro paketis loomulikult on rohkem võimalusi. Näiteks, mida võiks siis fototöötlusena teha? Siin me näeme tootefotot, kus toode ise on teravam ja tagaplaan on udusam, et saab teha sellist peegelkaameralikku efekti. Võtame siit foto, edit ja siit autofookus, see on täiesti tasuta kõikidel kontodel. Teine asi, mida võiks teha, on kasutada Canva imelist AI-d, et esiplaani teravustada. Canvas on nimelt mitmeid võimalusi, kuidas määrata seda ala, mida sa töötled. Klõpseme Adjust nupule ja siit ülevalt valime esiplaani. Selline ikoon, kus on pildi ees selline kolmnurk. Nüüd ta siis näitab seda ala lillana, mida ta hakkab töötlema. Siit alt on võimalik teravustada. Teravustamisega peab muidugi vaatama, et ei läheks liiga piksliliseks, et ei oleks ületöötlemise ohtu. Ja eks töötluse, kui palju töötlus annab juurde, sõltub ka tegelikult väga palju toormaterjalist, kui kvaliteetne on see pilt. Mida kvaliteetsem on algne pilt, seda rohkem annab ka töötlust teha. Ja loomulikult fototöötlust saad kasutada igasuguste veebilehtede loomisel. Mis on siis tasuline osa, näiteks selle ka kiirelt ära, on Magic Studio AI tööriistad. See kõige lemmikum Pro-funktsioon maailmas on tausta eemaldamine ja seda läheb sotsiaalmeedias üsna palju vaja. Mulle väga meeldib ka tausta genereerimine, seda me hetkel ei saa ette näidata, aga see võib samuti sobituda UGC teemasse, kus tootele genereerid ilusama tausta.
Magic Eraser eemaldab fotolt üleliigsed objektid. Vaatame, kui hästi meil see õnnestub. Meil on need, proovime seda pilti. Siin tagataustal on selline valge ese, me kasutame pintslit. Ma panen sisse ka autodetect. Pintsliga võib-olla ei saa nii täpselt siin. Nii, ja nüüd klõpsame erase ehk kustutamise, kuid ta ei kustuta nüüd läbipaistvaks seda, vaid kaotab selle eseme. Nii et jällegi nipp, kuidas teha enda fotod professionaalsemaks, igasugune üleliigne pudi-padi ära kustutada. Järgmine plokk UGC lehel võiks olla videod. Siin olen ma pannud sellise ikooni peale, et siin on pildid, aga siin on ka video. Kui me oleme siis selles töölaua osas, ei hakka see automaatselt tööle, kuid kodulehel hakkab see automaatselt tööle ning saad kasutada ka erinevaid videotöötluse tööriistu. Neid on küll vähem kui fototöötluses, kuid saad üht-teist ikkagi teha. Ja loomulikult Canva on võimaluste rohke ka videode monteerimisel. Kärpimine ja lõikamine ja automaatsete subtiitrite lisamine on tasuta. Siis tagasiside, et kuidas see töötab. Ma olen näinud väga palju nüüd UGC veebilehti, kus ei ole seda osa, kuidas see töötab, sest ei tasu eeldada, et ettevõtja teab, et kuidas see peaks siis käima, millised on tingimused, mida ta üldse saab. Ja miks ma selle teema üldse ette võtsin, ongi see, et nii palju, kui ma olen vaadanud neid UGC veebilehti, on need tehtud Canvas. Ja siis on erinevad paketid. Olen märganud ka seda, et kellel on palju kasutajaid, ehk siis liigituvad ka suunamudija kategooriasse, pakuvad nii UGC-d kui suunamudija paketti. Küllap siis vahe ongi see, et kas ta postitab siis enda kontole ja väärtus on siis levik tema kontol. Seal on muidugi väga oluline siis, millises nišis see suunamudija on, et kas tema jälgijate hulgas on piisavalt sellest tootest huvitujaid. Ja siis vaatame, et siin on starterpakk, advanced, premium pakk. Loomulikult võib erinevad pakette teha. Olen näinud, et pannakse fotole hind ja videode hulgale, fotode arvule ja erinevad variante. Et selles suhtes ma ei ole UGC mentor. Minu see osa oli disain. Küll on see nii põnev asi, et ma kujutan ette, et ma kunagi tahaks katsetada sellist asja, kuidas toimib. Ja siin on siis selline pitchingu osa ehk selline müügiosa, mis näitab, miks see teenus on kasulik, millised on tulemused. Ja siis lõpuosa, kontaktiosa. Siin on oluline nüüd see, et sotsiaalmeediakanalitele lisada linke. See on jällegi üks selline levinud viga, mida ma olen näinud nendes portfooliotest. Vajutab peale, kontroll ja ka, Mac arvutil kontroll ja, või tähendab command ja ka, või siis parem hiireklikk ja edit link, et mul on juba siin lisatud küll koduleht, mitte Instagram. Selle ja me saame kohe muuta. Kopeerid aadressi. Nüüd, kui sul on vale aadress, vajuta pliiatsi peale ja valmis. Nüüd tuleb see demoleht ka uuesti avaldada. Aga
kuidas näeb see koduleht välja mobiilis? UGC puhul on äärmiselt oluline mobiilivaade, sest inimesed vaatavad sinu portfooliot Instagramis ju läbi telefoni. Et põhiliselt käiakse Instagramis läbi telefoni äpi. Selleks vajuta ülanurgas preview nuppu. Ja siin arvuti ikooni juures on mobiili ikoon, mis näitab sulle, kuidas see veebileht näeb välja mobiilis, kui siin asjad ei ole niimoodi, kui sa sooviksid, tuleb kujunduses elemente, tekste ümber sättida. Ja põhiasi ongi siis, et Canvas ei ole sul vaja varundada, kõik salvestub automaatselt. Ei ole vaja plugineid uuendada, et kõik need asjad, mis WordPressis vajavad, siis erinevaid plugineid või hoolt. Sageli just ongi see, et on 20-30 pluginat vaja uuendada, kui sa neid ei uuenda, võib veebileht minna katki, kui sa neid uuendad, võib veebileht minna katki. Sellist asja ei ole ja turvalisuse eest hoolitseb ka Canva. Nii, selge. Hetkel ei hakata siin automaatselt tööle. Heli tuleb vaatajal ise sisse lülitada, kui heli on olemas. See on selleks, et inimene ei ehmuks veebilehel, see võib olla üsna ehmatav, et hakkab tulema igasuguseid helisid, muusikat. Aga on võimalik seda heli ikkagi kuulata. Ja ka tagasisided joonduvad ilusti, et just need mõõtmed on see kõige raskem osa. Aga kui sulle need värvid ei meeldi, mida sa siis teed? Sa saad kasutada mõne teise veebilehe stiili. Näiteks kasutame selle veebilehe värve. Nii, see näide nüüd Nii, nüüd on näha, kuidas värvid muutused, et seal tuleb klõpsata ka, et rakenduks kõikidele lehtedele. Nii, Ctrl-Z ja võtan need sammud tagasi. Pro kasutajatel on veel üks nipp, kuidas taastada eelmine versioon. Aga ennem näitan veel ühte kohta, kus sa saad stiliseerida, kui sul on bränd seadistatud, siis saad värve siit stiliseerida, aga on olemas Canval ka enda värvikombod või kasutad fotode värve. Sellised väiksed häkid. Nii, aga kui sa nüüd tunned, et ei läinud stiliseerides paremaks, siis on selline super võimalus, aga ainult siis Pro kasutajatele. Lähed File, Version History ja siit lähed tagasi. Kui sa tahad nüüd säilitada uue versiooni, kuid ka vana versiooni, siis tuleb klõpsata nuppu Make a copy, nii et sellest vanast versioonist teeb ta siis koopia. Peale vajutades näedki siis, milline see versioon välja näeb. Nii, aga mina vajutan siis Restore nuppu, nii et mall oleks selline nagu alguses. Ja kiireks ülevaateks vajutan Pages nuppu. Aga avaldamine, kuidas see käib, tuleb vajutada Publish website ehk avalda veebileht.
Ning kui sa oled esimest korda avaldad, siis peaks olema sinna alla publish kirjutatud, aga kui sa oled varem juba avaldanud, siis republish. Nii, natukene läheb aega, et ta uuesti avaldaks, aga vaatame siis, kuidas näeb see veebileht välja arvutis. Näeme, et see video hakkab siin automaatselt tööle. Ja selline oligi Canva UGC veebilehe malli õpiamps. Kui sa soovid kiirelt alustada, ei soovi ise hakata nullist üles ehitama, on sul võimalik Canva kooli e-poest leida selline toode nagu Canva UGC veebilehe mall, kuhu ma olen lisanud ka kasutusjuhendi, sest olen märganud palju vigu, mida tehakse. Näiteks seesama ikon ehk see ikoonikene, mis läheb veebilehe taga, ja veebilehe nimetamine, kirjeldamine, leitavus otsingumootorites ja nii edasi. Nii et ma olen pannud sulle kõik, mida sa pead teadma, et korrektselt avaldada enda veebileht. Muu hulgas ka see, kuidas ühendada enda domeeniga. Näiteks ostad veebimajutusest domeeni. Eelmine aasta maksis umbes 8 eurot aastas. Kuidas ta ProControl ühendada või kui sul on tasuta konto, kuidas läbi Canva osta endale domeen. Juuni lõpuni on super soodushind, tasub kiirustada, hind kindlasti tõuseb, on hetkel alla turuväärtuse. Seega, kui sa oled plaaninud teha UGC lehte või virtuaalassistendina mõne muu lisatulu eesmärgil, ei pea olema UGC, siis on see hea variant, kuidas alustada kiirelt. Paar tundi, et vahetada sisu, fotod, linkida ikoonid, et kordades odavam kui WordPressi leht ja rääkimata siis ajakulust, teadmiste hulgast ning nii edasi. Tänan kuulamast ja järgmiste õpiampsudeni!